kodu. Milline oli kontoriruumi algsituatsioon ja mis esimesena ette võetud sai? Siin oli üks täitsa tavaline klaasvahesaintega kontor. Planeering oli siin kõik juba olemas, siin ma midagi ei muutnud. Sellele oli vaja anda teistsugune nägu ja vorm. Advokaadibüroo on oma olemuselt selline tõsine ja väärikas asutus. Ja sealt siis tuli idee sisse tuua klassikalist stiili, aga anda sellele moodne ja veidi selline humoorikas tõlgendus. Mis olid tähtsaimad otsused, millest sisekujundus lähtus? Esimene asi oli see vibe, mida ka pikalt kaaluti. Meile väga meeldis, et temas on sellist äratuntavat stiili ja sealt siis koorusid välja ka tahveluksed ja klaasidel tahveldused. Kas see vaibavalik oli kuidagi ka akustikaga seotud? Kui palju selles kompleksis üldse akustika peale on mõeldud? Akustika kindlasti oli kohe teemaks. Töö vajab sellist väga vaikset ruumi, et oleks kõigil inimestel võimalik keskenduda. Siis vaip on kohe esimene asi, mis summutab heli. Siis on siin seal kasutatud veel reljeefset seinapaneeli foees ja nõupidamiste ruumis, mis nüüd küll päris akustika silmas pidades ei tulnud see otsus, et seal oli ka määrav roll, et see lihtsalt meeldis ja see tundus siia sobivat. Siin on ka üks huvitav väike ruum. Mis on selle funktsioon? Telefonikabiin. Jällegi praktiline ruum, kui on vaja teha pikki kõnesid, mis vajavad keskendumist, teisi segamata. Siis on hea sinna minna, teha oma kõne ära. Ka konfidentsiaalsed kõnesid on seal hea teha, keegi ei kuule. Ja saab rahulikult oma vajalikud kõned ära teha. Millega helipidavus saavutatud on? Seal on nüüd kasutatud seinas polsterdust, ehk siis ka helineelav materjal, nii-öelda pehmed seinad. Põdra peaidee siis ka pärineb kuskilt juba sellisest klassikalisest šoti mõisast. Sama stiilis on siis see vibe, mis siin on, sellel üks asi vist teiseni ja siis tundus, et see sobib nagu väga hästi jälle selline humoorikas element. Vibe on oma mustriga kogu kompleksi ühendav element, aga tapeedid on seevastu erinevad. Miks nii? Tapeedid valis iga toa omanik ise. Oleks igal toal sellist omanäolisest rohkem ja iga inimene tunneks ennast seal just hästi, et see on tema tapeet. Kodusid tehes samamoodi mina pean väga oluliseks, et siis arhitekt ei vali kõiki elemente, vaid ma hea meelega näen, kui kliendid ise kas valivad tapeedi või ütlevad nagu oma sellise esimese arvamuse, et mulle meeldib see ja sealt edasi siis saame seda tema valikut siis silmas pidades suunduda nagu selle ühe ja õige valiku juurde. Kui hakkasite nüüd juba sellises nii-öelda valmis kontoris remonti tegema, siis kuidas otsustasite, mida alles jätta ja mida täiesti välja vahetada? Esiteks vaatasime nagu olemasolu olukorra üle ja kaalusime, et mida saab ära kasutada ja ära kasutada sai tegelikult päris palju. Kõik olemasolevad klaasseinad ja uksed on pärit algusest. Need olid juba siin kõik olemas, planeering oli ka olemas, planeeringus me midagi muutnud. Uksed said üle värvitud, kleebitud, liistud sinna peale, et jääks mulje sellisest klassikalisest tahveluksest. Akendel olid ka matist, kilest kleebised teistsuguse kujuga ja välimusega ja need me siis asendasime sellise tahveldust või vaiba ruudumustrit meenutava elemendiga. Mis on selle bürookompleksi aksentsed elemendid, mis annavad iseloomu ja hubasust? Ja mis on su enda lemmikvõtted ka näiteks kodu kujundamisel? Minul meeldib endale väga tumedad toonid tegelikult ja mis teevad nagu hubaseks. Ja ka pehmed materjalid. Siin on kindlasti on vibe see, mis annab sellise soojuse hubasuse, kuna klaaspinda on päris palju, mida me oleme ka püüdnud hubaseks teha, anda talle siis teistsugune vorm. Ka värvitoonid, et selline mingid tumedad elemente ei tasuks üldse karta, et see annab sellist turvatunnet või hubasust, kodusust.
ruum on ise väga õnnelik oma ilusate vaadetega üle Tallinna igas suunas ja kuna siin on palju klaasvaheseinu, siis valgus liigub ruumist ruumi ja ka inimesed saavad pilgu kaugusse suunata ka läbi nende kontori klaasseinte hoopis hoone nagu teise tiiba. Kui hakkasite nüüd juba sellises valmis kontoris remonti tegema, siis kuidas otsustasite, mida alles jätta ja mida täiesti välja vahetada? Mööbel on pärit siit ja sealt. Kontorimööbliks valisime oma hea standardi. Standardimööblist valisime tegelikult juhi töökohaks mõeldud kallima ja eksklusiivsema sarja ja siin on selle mööbliga sisustatud siis kõik ruumid. Kliendil oli endal eelmisest kontorist ostetud ja olemas standardi diivan, mis väga hästi sobis ka siia, selle nad võtsid kaasa. Mõned suuremad lauad, näiteks ka sekretäri töökoht, nõupidamiste ruumilaud sai siis ruumi suurust arvestades tellitud siis selle standardi mööbliga sobivas toonis eritellimusena. Alles jäid ka garderoobikapid, mis olid klassikalised peegelustega üsna igava väljanägemisega kapid ja sinna peale sai lahendatud niimoodi, et valisime sobiva pildi ja kleepisime üle ja see väljanägemine haakub kogu muu interiööriga. Hästi oluline on ka valgustus. Kontoris kasutatakse ikkagi enamasti süvistatud luminofoorvalgusteid, et saada ruumile hea üldvalgustus. Seda on kasutatud ka siin, aga lisaks on siis toodud sisse palju selliseid väikseid lambikesi, põrandalampe, kabinettides on laualampe, erisuguseid, eri kujuga, et luua sellist natuke ubasemat, kodusemat õhkkonda.